Pille seiklused, 6. peatükk, salajane veekogu. Tilk, 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 kostis igast küljest. Taevas oli hall ja vihm mängis maa peal nagu miljon väikest trummi. Pille oli sattunud koos sadade teiste piiskadega suure vihmasaju keskele. Ta vajus sügavamale ja sügavamale mulla sisse. Kõik ümberringi oli nagu pehme käst. Liiv, kruus, savikiht. Ta imbus neist aeglaselt läbi. Tere, sosistas Liiv. Mina puhastan sind. Tere ka sulle, vastas Pille. Kas siin lähedal ongi see salajane maa-alune veekogu, põhjavesi? Veel mitte, ütles Liiv, aga sa liigud sinnapoole. Iga kiht, millest see läbi tuleb, aitab sind selgemaks ja puhtamaks teha. Pille tundis, kuidas temast eraldusid tolmuosakesed ja väikesed mustusetükid. Iga kiht, millest ta läbi pressis, tegi teda kirkamaks. See oli nagu väike puhastusrituaal. Lõpuks jõudis ta sügavale maa alla, põhjavee kihti, kus vesi kogunes suurtesse maa-alustesse taskutesse ja liikus aeglaselt kivimite vahelt edasi. Tere tulemast meie rahulikku maailma, kõlas ümberringi vaikne hääl. See oli põhjavett hoidev kivikiht. Siin elab vesi kaua, me kaitseme teda. Kui kaua, küsis Pille. Aastaid, mõnikord sajandeid, vastas kivim rahulikult. Siin ei ole kiiret, ainult aeglane puhas liikumine. Kas vesi jääbki maa alla, küsis Pille. Oo ei, vastas kivim. Kui aeg on küps, ronib see tagasi maa peale, kas allikana, läbi taimede või aurustub otse õhku. Pille puhkas hetke, aga siis tundis ta, et teda kantakse ülespoole. Väike allikas, mis maapinna all tuksles, pressis teda vaikselt välja. Pille liikus läbi kitsa liivase koridori, kuni jõudis maapinna lähedale. Seal ühe metsasalu serval oli allikas, väike selge veesilm, kust voolas välja väike ojake. Vool haaras ta kaasa. Pille libises üle kivide, sõitis kaasa, kuni vool muutus tugevamaks ja oja veidi laiemaks. Teekond viis teda läbi metsa, mööda mätastest ja puujuurtest. Ta nägi metsloomi, kuulis lindude laulu ja kuulates, kuidas vesi rääkis. Vull, vull, vull. Iga tilk liigub, iga tilk rändab, iga tilk jutustab, sosistas vool. Mina ka, sosistas Pille vastu. Ma jutustan oma lugu. Lõpuks muutus oja juba päris laiaks. Vesi voolas rahulikumalt ja sügavamalt. Kalda ääres paistsid kõrkeid ja vee all liikusid varjud. Tundub, et jõuan varsti jõkke, mõtles Pille. Uus peatükk on kohe algamas.